Abivalmis mutt oli meile terve pesukausi täie seeni kaasa andnud ning järgmisel hommikul valmistas onu Klaus neist meie väikese ahju peal seenekastet. Lendasime ikka veel mägede kohal ja isa ei saanud rooli tagant lahkuda, niisiis pidin ma talle taldriku seentega sinna kätte viima. Aga samal hetkel, kui isa ühe käe roolist lahti lasi, et kahvlit haarata, käis mingi põnts ja lennuk hüppas õhus. Me olime udus ühe suure mäe otsa põrutanud. Alguses tundus, et mitte midagi hullu juhtunud ei ole, aga siis tegi isa põrandaluugi lahti, et näha, kas ka lennuki põhi pärast seda matsu terve on. Ja tuli välja, et mäetipp on meie lennukil ühe ratta puhtalt maha lõiganud, justkui noaga kohe. Sedasi polnud meil võimalik kusagile maanduda, aga kuna me ei kavatsenud igavesti taevasse tiirlema jääda, siis ei jäänud muud üle, kui et isa pidi otsima välja oma haamrid ja naelad ning hakkama uut ratast meisterdama. Sellega sai ta hõlpsasti hakkama, aga siis oli tarvis see uus ratas ka lennuki kõhu alla kinnitada ja see oli hoopis raskem. Isa ütles onu Klausile, et ta seob endale köie kõhu ümber ja laskub siis läbi põrandaluugi lennuki rataste juurde, mägede kohale, kõlkuma. Onu Klaus pidi lennukisse jääma ning isale tööriistu ulatama. Meie Pipoga kõõlusime samal ajal niisama ringi ja vahtisime mägesid. Aga palju näha polnud, sest meie lennuk rippus just ühe paksu pilve kohal. Pipo tõusis siis korraks lendu ja tegi meie lähemas ümbruses väikese tiiru ning tuli tagasi põneva uudisega. Otse meie ja selle paksu pilve all pidi asuma hiiglema mõnus mäetipp, sile nagu jalgpalliväljak, ainult muidugi väiksem. Pippo ütles, et oleks väga tore, kui mina saaksin ka sinna tulla. Me võiksime sel kombel kõrgel mäe otsas pikniku pidada, samal ajal kui isa ja onu Klaus lennukit remondivad. Olin kohe nõus. Mis võiks olla vahvam, kui pidada pikniku kusagil pilvede kõrgusel mäe tipul, kuhu võib-olla veel mitte kunagi pole astunud ühegi elusolendi jalg. Pakkisin korvi seeni, mahla ja saiakesi ning palusin onu Klausile nööriga läbi pilve alla lasta. Mäetipp oli just täpselt nii mõnus, nagu Pippo jutust arvata võis. See nägi välja täpselt nagu väike lagendik, kus kasvas paar põõsast ja vedeles ka hulgaliselt kivikesi, millest ma kohe ehitasin toreda laua ning 2 tooli. Siis ladusin toidu välja, valasin mahla topsidesse ning me lõime Pipoga neid kokku, õnnitledes teineteist mäetipu vallutamise puhul. Aga just siis lendas mäetipule korraga kellegi kirka. Selle käepideme külge oli kinnitatud tugev köis ja see köis ulatus üle lagendiku serva. Keegi lähenes mäetipule alt poolt. Siia tulevad alpinistid, ütlesin ma Pipole. Me peame siit jalamäid kaduma. Kujutad ette, nad on näinud nii palju vaeva, et seda mäge vallutada, kõige esimestena maailmas siia üles jõuda, aga nüüd tuleb välja, et pärast kõike seda pingutust leiavad nad eest ühe linnu ja ühe koeratüdruku, kes peavad vallutamatul mäetipul südamerahus pikniku ja söövad seeni. See ei kõlba kuhugi. Nad ei tohi meid siit eest leida. Aga kuhu meil minna? Küsis Pippo. Mina võin muidugi minema lennata, aga siin ma kaasa võtta ei jaksa. Ja köie on onu Klaus lennukisse tagasi tõmmanud. Nii see tõesti oli. Köis oli kadunud ning taevasse vaadates ei näinud me muud kui valget pilve, mis varjas pilgu eest ka remonditava lennuki. Oleksin võinud muidugi hüüda ja onu Klaus oleks kahtlemata kohe köie otsa alla visanud, aga seda kuulnuks kindlasti ka alpinistid. Pealegi polnud enam aega, nad olidki juba platsis. Teinegi kirka lendas üles mäetipule, takerdus meie mahlakannu sanga külge ja ajas selle ümber. Korjasin kiiruga kõik tassid, taldrikud ja saiakesed kokku, toppisin korvi ning peitsin põõsa taha. Aga samal hetkel oligi esimene alpinist kohal. Ta tõstis oma tuttmütsis pea üle lagendiku serva, märkas mind, ajas silmad punni ja minestas. Õnneks ei kukkunud ta siiski selge eest tagasi sinna, kus ta tuli. Teine alpinist sai tal õigel ajal kraest kinni ja tiris meelemärkuseta sõbra mäetipule.
Mis sul hakkas? Küsis ta. Keegi ammustas sind. Meie Pipoga olime selleks hetkeks juba suure kivi taha peitu pugenud ja kükitasime seal hiirvaikselt. Tuttmütsiga mägironija toibus ja haaras sõbral käest. Friedrich, hüüdis ta. Siin mäetipul on juba keegi. Ma nägin teda. See oli üks väike laps. Friedrichi nimeline alpinist vaatas uurivalt ringi, kuid ei näinud kedagi. Ole nüüd, Karla, rahustas ta kaaslast. Pole siin kedagi ja oleks see siis üldse võimalik. Isegi meie, kogenud ja osavad alpinistid, ronisime siia 2 kuud. Kuidas peaks üks laps nii kõrge mäe tippu jõudma? Sa nägid lihtsalt viirastust. Suur pingutus on su peast veidi sassi ajanud. Võimalik, ohkas Tuttmüts ja vaatas pelglikult ringi. Tema kaaslane aga kõndis juba tähtsalt ringi ning kõneles. Uhke tunne on olla mäe esimene vallutaja. Egas midagi, Karla, lööme laagri üles ja puhkame pisut pärast üle elatud vaeva. Joome teed ja sööme šokolaadi. Ta kraamis oma seljakotist välja termose ning šokolaaditahvlid. Siis vaatas ta otsivalt ringi. Ahaa, see on hea lamekivi lauaks, ütles ta. Tuli sellesama kivi juurde, mille taga meie Pipoga kükitasime ja veeretas selle keset lagendikku. Oli suur vedamine, et ta meid ei märganud. Pidime viskuma kõhuli, roomama kivi kõrval nagu indiaanlased ning viskuma viimasel hetkel ühe põõsa varju. Pipo jäigi hiljaks, sest Tuttmütsiga Karl tuli parajasti põõsa küljest lõkke jaoks oksi murdma ning Pipole jäänud muud üle, kui peita end alpinistide termose topsi. Joo enne lonks teed, küll pärast jõuab lõkkega mässata, ütles Friedrich. Kulub tõesti ära, ütles Tuttmüts ja haaras topsi. Järgmisel momendil ta kiljetas ning sulges silmad. Pipo jõudis veel kiiresti põõsasse minu juurde putkata. Mis jälle lahti? Küsis Friedrich. Minu tassis istus keegi, pomises Karla. Et sinu tass on ka juba vallutatud, ütles Friedrich ja naeris. Sa näed kohe igal pool mingeid rohelisi mehikesi. Joo nüüd üks tass kuuma teed ja rahune. Tuttmütsiga Karla üritaski seda teha, aga järgmisel hetkel kukkus talle taevast otse nina ette haamer ning õnnetu Tuttmüts põgenes kisendades lagendiku servale ja üritas mäe otsast alla ronima hakata. Sel ajal, kui Friedrich teda rahustas ja tagasi tiris, sain ma märkamatult haamri seeliku taskusse peita ning tagasi põõsa taha lipsata. Aga olukord oli ikka väga hull ja ma käskisin Pipolt kähku üles lennuki juurde lennata ja öelda onu Klausile, et köis alla lastaks. Usu mind, rääkis samal ajal Karla. See oli haamer. Ta sadas välja selle pilve seest. Sa oled tõesti haige, ohkas Friedrich. Ei tea, kas see mägede õhk mõjub sulle nii halvasti või oled sa pea kuhugi ära löönud. Viska õige pikali ja katsu magama jääda. Mine näe selle põõsa varju, seal ei käi sulle tuul peale. Ta pani Karla magama otse minu peidukoha juurde. Oleksin võinud õnnetu alpinisti Tuttmütsi katsuda. Karla pikutas, ohkas aeg-ajalt kurvalt ning vahtis taevasse. Ning ma ei saanud midagi parata, et just samal hetkel laskus pilvest alla pikk köis. Näed sa siis? Köis, ütles Karla vaikselt ning silmitses mõtlikult taevas kõlkuvat nööri. Aga ta ei julgenud enam Friedrichit hõigata, vaid sulges hoopis silmad, kui köis liiga lähedale jõudis ning oikas tasa, nagu ei läheneks talle mitte tavaline nöör, vaid hambaarsti puur. Ning nüüd ma tegutsesin kiiresti ja otsustavalt. Haarasin ühe käega korvist, teisega köiest, sikutasin seda tugevasti ning hakkasin järgmisel hetkel taevasse kerkima. Mõned seened pudenesid mu korvist välja ning ma kartsin väga, et nad tabavad vaest Karlat, kes oli ju niigi minu ja Pipo pärast palju kannatanud. Aga õnneks kukkusid nad temast mööda.
Karla ei märganud midagi. Ta lebas endiselt silmad hästi kõvasti kinni pigistatud ja soovis kindlasti, et ei pea enam iialgi nägema kummalisi haamreid, nööre ja koeralapsi. Küll aga märkas maha pudenenud seeni Friedrich. Näed, siin kasvavad isegi seened, hüüdis ta rõõmsalt. Ja nad on isegi praetud, lausus ta seejärel juba üsna jahmunult. Aga mis edasi sai, seda ma ei tea, sest järgmisel hetkel olingi ma juba lennukis. Kui me üle pilvede minema purjetasime, oli mul igatahes hea meel, et vaene tuttmütsiga Karla ei pea enam viirastustega võitlema ning võib rahulikult rõõmu tunda uhke mäetippu vallutamisest.